Viljandi paadimehe uppunud keha otsigu mulgid ise. Filmitalgud lustivad sedapuhku Võrumaal Haukalaadal. Häbenege vaba ja keskused, sest seesugust kauba ja meelelahutuse portsu ei näe teie letid veel niipea. Maailma viimasel Haukalaadal lüüakse jalad maast lahti jõulumehel ja muljutakse võrukeste autosid. Räägi kõigepealt tänasest plaanist meile. No tänane on päris hull plaan, me peame tegelikult tegema võttepäeva, mis minu esialgse plaanide järgi koosnes 3,5 päevast. Me peame ära tegema selle nüüd 12 tunniga. Et filmi algus, tegelaste ekspositsioon ja siis konflikt, millest kõik lahti läheb. See on paganama keeruline kõik. Norman on valmistunud hämmastavalt hästi, sest et umbes 10 minuti filmimiseks, mida me teeme täna. Tavaliselt filmitakse päevas minut. Norman on tekitanud umbes 500 kaadrilise storyboardi, umbes Tõde ja õigus. Ta võib näidata seda, et see on nagu hull ettevalmistus. Ta õnneks, tal on peas pilt, mismoodi see kõik välja võib hakata nägema, aga kahjuks võin ju ette öelda, see nii välja nägema ei hakka. Mis asi see on, kui see on niimoodi nooled ja miks ta niimoodi on? See on sellepärast, et režissöör näiteks on otsustanud teha sellise sujuva pealesõidu kaadrile. Et algul on nagu üldplaan, eks ole, ja siis ta sõidab kaameraga sinna nagu sujuvalt zoomib nagu peale, niimoodi vaikselt, sest hetk on dramaatiline. Ja ka need asjad tuleb storyboardi peal siis ära näidata, kirjutada juurde näiteks kaamera liikumine, kirjutame zoom in ehk siis peale sõit eesti keeles. Kui kaua seda lauda tegid? Viimased pool tundi vist. Väikseid detaile siin on väga ebamugav ehitada. Sest et siin on tuuline ja peab olema kõik väga õrn, kuna autosid on sisse ja inimesed on sees. Nad ei tohi viga saada. Mis materjalid sul siin on? Ongi vahtplast ja paber ja vahtplast. Ma hakkan Mikku surnuks sõitma. Aga sa teed Märdi duplant oled? Jah. Mis su ülesanne on? Mis sa teed selle Moskvitsiga? Räägi, kirjelda lihtsalt meile palun. Ma kihutan sellega vastu Mikku. Väga hästi läks, kõik tuli ühe korraga välja. Leidsime endale 5 kaamerat ja põhimõtteliselt kõik oli okei, ühe duubli. Kaskadöörid tavaliselt võtavad enne trikki võtavad õlut? Mitte ükski, mitte kunagi. Sellepärast Mikrand ei olegi kaskadöör, ta on lihtsalt joodik. Ei, Mikk, mis ma siin, kus ta nüüd on siin? Muidugi on jube hea. Ta on esiteks füüsiliselt arenenud, vaimselt täiesti tasemel, abe kasvab nagu muda ja paindub ka nagu kuradi sild. Aga sa kartsid ka või? Muidugi. Selles mõttes, et see, kes ei karda, see on loll. Muidugi, adrenaliin peab üleval olema, muidu ju see ei saa ju teha sellist asja. Valus ka kusagilt? Ei. Jumala mõnus on olla. Praegu on just see, et nüüd peaks veel 2 korda tegema.